Tere päevast, lugupeetud kuulajad, vaatajad. Mul on hea meel katsuda teile anda üks väike ülevaade, mille kokkulepitud pealkiri oli, et ma räägiksin euro minevikust, olevikust ja tulevikust ja ma teen seda ülima hea meelega. Aga selleks, et aru saada, mis probleemid täna on ja kuidas me nendesse probleemidesse oleme jõudnud või kuidas me nendest lahti oleme saanud, kui kogu seda ajalugu vaadata, siis peaks paar sõna ütlema selleks, et mõista seda tausta. Ja see esimene küsimus on see, et mis asi on üldse raha ja milleks teda vaja on. Ja see raha on ajaloos alati olemas olnud. Vahend on tänasel päeval vanasti õpetati, et tegemist on kaubaga, mis on kõikide teiste kaupade vastu vahetatav, aga nüüd leitakse, et see on natuke kitsas ja siis on selleks kasutusel on rohkem sõna medium või inglise keeles medium ja eesti keeles võiks teda öelda siis vahend. Ja vahend, raha, millel on raha, mis on tegelikult peaaegu nagu elus olend, kellel on omad reeglid, oma käitumine. Ja kui rääkida riigi tasandilt või ka kodaniku tasandilt, kui sa nendest reeglitest ja kui sellest käitumisest aru saad ja nendest reeglitest kinni pead, siis on sul selle rahaga suhteliselt head suhted, eriti riigil. Aga kui sa nende reeglid ignoreerid, siis tulevad probleemid. Nii et me räägime siis sellest, et rahal on 4 peamist funktsiooni. Ta on ringlusvahend, ta on väärtuse mõõt, ta on maksevahend ja ta on akumulatsioonivahend. No, kummast siit siis nüüd tuleb pilt? Ei liigu. See on järgmine. Aha, siis on korras. Ja alustan niisuguse slaidiga, kus peal on üks nõukogudeaegne 3-rublane rahatäht ja kuigi ma saan aru, et peaaegu pool juba Eesti elanikkonnast ei tea sellest enam mitte midagi, mis nõukogude ajal toimus, on seda siiski kasulik meenutada, sest selle ümber oli niisugune anekdoot, et kas te teate, mis asi see on, mis näeb välja nagu 3-rublane roheline paber, mis näeb välja nagu 3-rublane, aga mis ei ole raha. Ja vastus on, et see on 3-rublane. Ja siis sinna juurde liideti teine anekdoot, et me oleme niisuguses ühiskonnas, et kuna lubati, et kommunismi ajal raha vaja ei ole, siis me nüüd olemegi lähenemas kommunismile, kus raha eest veel, ilma rahata veel ei saa midagi, ja raha eest ka ei saa enam midagi, pidades siis silmas tühja kaupluselette ja kõike seda, mis sellega kaasnes. Nii et see on väga iseloomulik nähtus. Aga siin on siis nüüd see raha, mis meil täna käibib illustratsiooniks. Rahasid on olnud maailmas väga palju ja väga mitmesuguseid. Ja see raha, mis siis vahetuseks on kõlvanud, on olnud see teokarbid ja on olnud see siis muidugi eelkõige kuld, millest sai põhiline niisugune vahend, mida sai kõigi vastu vahetada ja mida enam-vähem üldiselt teati, mis on tema väärtus. See tähendab, et selleks, et nüüd raha saaks ringelda, peab ta vastama teatud tingimustele. Et kõik, kes temaga tegelevad, teavad, et kui ma saan siit selle 1 eurose või 2 eurose, siis ma umbes tean, mis sellega juhtuda võib. Ja mis on ta siis, saan ma teda siis taskus hoida
või ei saa taskus hoida. Ja palju on olnud see, kuidas see raha on kujunenud. Kuld sellise raha niisuguse stabiilse väärtuse mõõduna on pärit aastast 1817, kui Inglismaa laskis välja niisuguse kuldmündi nagu sovereign ja see kehtib siiamaani, et see on üks nael ja teda saab ka Eestis osta, aga ta enam rahaühikuna üritati kasutada kuni 1931. aastani, aga ta oli põhimõtteliselt, toimis kuni esimese maailmasõjani. Nii et ja siis ma tahtsin tegelikult, võtsin kaasa, aga ei jõudnud siia näidata, et on, siis näitan, kui kaameras näha on, see on Inglise 5-naelane. Miks ma seda näitan, on see, et see tegelikult hakkas kehtima kuskil 1773, aga siin on peal see piisikene lausekene, mis enne oli suurelt, on see, et I promise to pay the bearer of demand the sum of 5 pounds. Ja siia juurde võiks lisada sterling ehk siis hõbedat, 5 naela hõbedat võis sellise paberi eest Inglise pangast alati saada kuni kaasajani, kus see enam nii ei toimi. Aga see oli see, siis tähendab, see oli nagu valitsuse võlakiri sisuliselt, mis käibis ka rahana ja valitsuse võlakirju on maailmas palju lastud käiku kui raha. Nii et see on, aga põhimõtteliselt on üks kõige tähtsamaid asju on nüüd see, et nüüd me oleme siis, meil on see raha. Ja mis me siis nagu selle rahaga nüüd nagu, mis me kardame näiteks selles rahas? Euroga on see, et kui euro on käigus, siis meil need hirmud on kõik ära kadunud, aga nõukogude aja lõpus me ju ikkagi elasime üle rahaväärtuse kolossaalse languse. Ja muidugi kõige suurema rahaväärtuse langus on üle elanud sakslased, kellel see siis, kui oli esimese maailmasõja eel, oli üks nael, $1 oli 4, natuke üle 4 Saksa marga oli see kurss ja 23. aastaks oli $1 natukene üle 4 triljoni marga. Aga mis see tähendab? See on siis, seda nimetatakse inflatsiooniks, rahaväärtuse langus. Mis see siis nagu tähendab? Miks see inflatsioon ja sakslaste jaoks oli see täiesti kohutav nähtus, sest et kui sulle makstakse fikseeritud palka ülikooli õppejõule näiteks, eks ole, kuskilt mujalt midagi ei tule, siis see palganumber läheb kogu aeg väiksemaks, aga kaubad kas säilitavad oma hinna või lähevad kallimaks ja ühel hetkel sa muutud lihtsalt maksejõuetuks. Ja see on äärmiselt suur sotsiaalne katastroof, mis Saksamaa läbi elas ja kui pärast teist maailmasõda hakati Euroopas raha mõtleme ühisrahale, siis see sakslaste kohutav kogemus oli peamine, mille alusel seda rahapoliitikat siis üles ehitati. Nii et see raha, aga mis siis tagab selle, et ta oleks nüüd siis, mis oleks vaja? Vaja oleks see, et oleks stabiilne. Vaja oleks see, et hinnad ei tõuseks ega ka ei langeks liiga palju, et hinnad oleksid stabiilsed täna, homme, ülehomme. See on üks asi ja teine asi, et kui me lähme kuskile välismaale ja me tahame raha vahetada, siis see vahetuskurss püsiks ka enam-vähem stabiilsena. Siia ma panin veel siis raha olemuse veel kord kirja, raha olemus, raha funktsioonid. Selleks, et ta saaks neid funktsioone täita, peavad tal olema teatud omadused. Et ta peab olema siis, eelkõige ta peab olema usaldusväärne ja teadma. Ja nüüd on siis, jah, siin on need ootused rahale, mida ma siis just nagu seletasin praegu. Ja tegelikult rahasid ja maksevahendeid on palju ja kuna lõpus taheti, et ma natukene räägiksin ka krüptorahast, millest ma liiga palju ei taipa, aga natukene siiski, siis tähendab, küsimus on selles, et kas näiteks Tartu Ülikool võib välja lasta oma raha. Tegelikult võib. Küsimus on ainult selles, et mis selle rahaga siis peale saab hakata. Näiteks Eesti üks kõigi aegade suuremaid ettevõtteid oli Kreenholm,
Kreenholmi manufaktuur, seal töötas 10 000 inimest ja seal oli kasutusel niisugune asi nagu vabrikuraha. See tähendab, et need olid nagu tšekid, mille eest siis vabrikupoodides sai kaupa osta ja osa palgast siis või kõik palk maksti nendes vabrikurahades, et nad siis seal oli kõik nagu üks suur ringlus. Ja kui nii võtta, siis vahetult enne Nõukogude korra kokkukukkumist olid ka meil ostutšekid, ma otsisin mõnda pilti, aga ei leidnud sellist pilti ostutšekist, et ka need olid ju tegelikult, kui see päris raha, mis enne siin näha oli 3 rublane, ei täida seda ja selle eest ei saa enam midagi osta. Aga osta või midagi on inimestel vaja ja siis, kui rahvas saab väga pahaseks, kui ta enam ei saa toiduaineid poest ega kuskilt osta ja siis võim siis andis välja niisugused ostutšekid, mida siis sai vahetada ka viina vastu, mida siis tookord eestlased väga hoolega tegid, nii et kõigil oli tohutu tagavara viina kodus, kuigi viinamüük oli väga piiratud. Nii et põhimõtteliselt on see võimalik, aga alati peab küsima, mis asja selle eest siis saab ja mis seda tagab. Ja nüüd me olemegi siis, vaatame veel kord, et see inflatsioon on nähtus, mis on pärast teist maailmasõda maailma rahapoliitika üks põhilisi murekohti, et igal juhul tõrjuda tagasi hindade tõus, sest see mõjub sotsiaalselt hävitavalt. Inimesed ei ole enam kindlad, et nad saavad homme selle sama raha eest samu asju osta, mis tähendab, et nad tõttavad kõik seda ostma, mis tähendab eelkõige seda, et inflatsioon muudab tohutult sotsiaalset struktuuri. Kõik fikseeritud palku saavad inimesed saavad lüüa. Pensionärid saavad lüüa. Sest nende palk ega pension ei jõua iialgi järele inflatsioonile, kuigi kõik valitsused üritavad seda kompenseerida. Aga samas jälle need, kellel on erasektor, kellel on veel eksporditulud, nendel on sellega palju lihtsam sammu pidada ja nii ongi, et ühiskonnas tekib tohutu kihistumine ja tohutu pinge. Nii et ja siis me nüüd jõuame teema juurde vahetuskursid. Aga ma ei tea, võib-olla ma peaksin siiski, ma vaatan, kas mul on siin, räägime sellest siiski, 3 näidet on siin vahetuskurssidest. Ja miks mul need näited siin on? On see, et miks lasti käiku euro? Euro lasti käiku sellepärast, et ohjata riikide vahelisi vahetuskursse. Ja te näete siin päris värskeid, kõige värskemaid vahetuskursse, mis ma Euroopa Keskpanga koduleheküljelt endale siia slaidi peale panin. See on dollar, siis siin on Rootsi kroon, mis on Eesti jaoks väga tähtis. Ja siin on Vene rubla, mis on ka Eesti jaoks väga tähtis. Ja nüüd, kui arvutada nüüd välja, siis te näete niisugust asja, et need vahetuskursid on selle 10 aasta jooksul muutunud, on kõikunud. USA vahetuskurss on kõikunud 30%, Rootsi krooni vahetuskurss on kõikunud 26% ja rubla vahetuskurss on kõikunud 62%. 10 aasta jooksul on tõusnud, langenud, on muutunud. Ja nüüd, kui te olete Eesti ärimees või olete Eesti kodanik, kes ajab asju Rootsiga ja tahate sinna müüa oma palkmaju või mõnda muud või puitu või midagi muud sellist, Rootsi on ju meie suurim kaubanduspartner, siis te peate kogu aeg arvestama selle valuutakursi muutusega. Et ühel hetkel maksavad rootslased teile rohkem ja siis nad devalveerivad või muudavad seda kurssi, tänapäeval devalveerimist kui nähtust. Eraldi nagu ei kirjelda, sest kurss on vaba ja ta liigub kogu aeg vabalt. Aga nüüd on teil siis, te peate nagu siis, kui te olete suur ettevõtja, teil on palju raha, siis te saate pidada sisuliselt täiendavat raamatupidamist, täiendavaid töötajaid, kes kogu aeg seda silmas peab ja korrigeerivad teie lepinguid ja lepingutes sisse kirjutatakse niisugune klausel,
hinna valuutakursi muutumise kohta, vahest kirjutatakse, vahest ei kirjutata, vahest kirjutatakse õieti, vahest valesti, vahest ammendavalt, vahest mitte ammendavalt. Igal juhul on see valuutakursi muutus kaubanduspartneri jaoks väga suur probleem. Ja mis ma veel ütlen selle kohta, on see, et see kahtlemata ei ole igaühele tähtis. See vahetuskursi probleem on tähtis nendele, kellel on palju väliskaubandust. Ja näiteks Ameerika Ühendriikide eksport siis on 12,5% sisemajanduse kogutoodangust. Eesti eksport on 69,8% sisemajanduse kogutoodangust. See tähendab, meie oleme äärmiselt tugevasti seotud ekspordiga. Impordiga on sisuliselt samad proportsioonid. Import Eestis 69,7%, Ameerika import 15%. Ja nii võibki öelda, et Ameerika on täiesti teistmoodi maa. Nende jaoks pole sellel vahetuskursi probleemil üldse tegelikult mingit tähendust ja omal ajal, kui sai üldse ka nende ameeriklastega sellel alal palju suheldud, siis nendel oli see vahetuskursi probleem oli nende jaoks niisugune, millest nad üldse nagu kas fikseeritud kurss või mitte fikseeritud kurss, mis tahes, siis ja ei lugenud. Dollar on, eks ole, 60% maailma valuutareservidest, euro mingi 21 või 2% valuutareservidest ja siit ongi näha, et tegelikult Ameerika jaoks need vahetuskursid on, aga Euroopa maade jaoks, kujutage nüüd ette, et samamoodi nagu Rootsiga oleks vaja teil kõigil arvutada kogu aeg vahetuskursse Lätiga, Leeduga, Saksamaaga, Hollandiga ja te reisite kuskil Prantsusmaal, te peate kogu aeg arvutama, mis on vahetuskurss ja vaatama valuutavahetuspunktides, kas teile tehakse tünga või ei tehta tünga, enamasti tehakse. Ja panka lähete, siis saate teise kursiga ja väljas putkadest saate teise kursiga. Ja see on nagu, ütleme, üldiselt on see suur jama. Ja muidugi, ütleme, see on nüüd niisugune väike näide, aga see on siiski väga oluline põhjendus sellele, et miks, et see euro kehtestamine 1999-2001 oli hädavajadus. Et see kõigepealt lihtsalt, et kui me arutame, et euro, kus ta on täna, on ta mingisuguses turbulentsis või mitte, euro oli riikide hädavajadus. Ja neid kogu aeg olid sakslased revalveerisid, itaallased devalveerisid, kedagi ei hoiatanud, prantslased devalveerisid oma kursse ei tea mitu korda ja see kõik teised siis jälle ei saanud, kui muidu oli ühisturg, siis oma kaupa müüa, seepärast, et selle valuutakursiga neid nagu nöögiti ja sellest oli see nagu hädavajadus, et see euro kehtestada. Nüüd, mis loom see euro siis on? Tähendab, siin on nüüd slaid, mis näitab, et kui palju meil siis eurot on. Seda väga palju neid numbreid ei ole käigus, aga siiski meie, kui me õppisime ülikoolis, siis niisugust asja nagu raha pakkumine, mis inglise keeles on money supply, meile üldse ei õpetatud. Ehk seda nimetaks, mis siin slaidi peal näha on, kvantitatiivne rahateooria. Et mõõta mingite numbrite järgi, tänapäeval rahapoliitika ja rahanduspoliitika ei ole üldse mõeldav, ilma mitte mingisuguse selliste arvutustega. Ja eriti on see sakslaste jaoks väga tähtis. Nii et ühesõnaga siin on siis kirjas, et kui palju meil siis seda raha on. Ja need on need kuulsad M1, M2, M3, mis siis on see kirjas ja ma olen jätnud siia kirja panemata tegelikult selle kogusumma, ehk siis M3 kõik kokku on 14,7 triljonit eurot. See on siis euro, mis on meil ringluses ja nagu te näete, jälle on teema, ma isegi ei oska öelda, kas 50 aastat tagasi, kui me õppisime ülikoolis rahandust, kas siis ikkagi käsitleti justkui raha ainult sularahana. Aga sularaha on tegelikult väga vähe tähtis ja tegelikult on ikkagi kõik raha ja see on ka
et ma lugesin selle, vaatasin just Euroopa Keskpanga koduleheküljel, et kuna huvi oli siin, et digitaalraha, siis tegelikult see ongi kõik digitaalraha, et see on üks kirje ainult raamatupidamises ja kõik ja need vahetused ja operatsioonid on ka kirjed raamatupidamises, nii et see ongi kõik nagu virtuaalne, aga nüüd kus on siis see probleem ja nüüd me peame nagu seletama natukene seda, mis asi see euro on ja miks ta on nagu eriline raha. Ühesõnaga, Eestil ka enne sõda Inglismaal, Ameerika Ühendriikides kuni 1971. aastani oli raha kullaga tagatud. Me pidime ülikoolis teadma, et üks unts kulda maksab $35 ja see oli kogu maailma kuni 71. aastani kogu maailma rahandussüsteemi alus. 71 Ameerika valitsus loobus kulla alusest ja siis läks see kõik vabale turule, täna maksab üks unts mingi 1400 või märksa rohkem igatahes. Nii et, aga ühesõnaga siis kui Eesti laskis käiku oma raha ja miks see meie rahareform nii edukas oli ka see, et meil oli selge tagatis selle rahal. Igaüks võis minna panka ja vahetada selle oma kroonid Saksa marga vastu, see valmisolek oli täielikult olemas. Aga nüüd meil on euro, millel ei ole mingeid tagatisi. See on, vanasti kasutati niisugust mõistet dekreediraha ja dekreediraha või inglise keeles fiat money, mis on siis nagu lihtsalt, mida muidugi on ka kogu aeg ajaloos tehtud. Ka Eesti Vabariik, kui ta alustas, laskis lihtsalt ühe paberi välja ja ütles, et selle eest me maksame teile palka ja see tuleb vastu võtta kui siis maksevahend kõikides poodides, esimene margad olid ja see on selline variant, et küsimus on ainult selles, et nii nagu kohe hakkas juhtuma, sakslased tegid seda sama 20 aastatel, hakkasid lihtsalt trükkima raha ja ütlesid, et see ongi raha ja rahvas ei uskunud. See on see koht, kus raha käitumisel on omad reeglid ja nendest peab nagu aru saama ja kinni pidama. Ja mis siis on nüüd see euro siis on selles mõttes puhas dekreediraha. Miks ta on hea, eks ole, siin ma juba rääkisin nendest asjadest, et mis ta on ja nagu näiteks see teine punkt, valuutavahetuse kulude kadumine on pankade teenistus ainuüksi valuutavahetuse tasude pealt enne eurot oli 5 miljardit eurot aastas. Ja kõik need asjad on siin nagu ära toodud, aga siiski enne seda seletada veel seda mehhanismi ja nüüd meil on siis käiku lastud euro. Mis on selle taga? Mis tema taga on Euroopa võim? Tema taga on riikide kokkulepe pidada kinni teatud reeglitest ja see reegel on põhiliselt siis seotud 3 numbriga. Siin on eurotsooni pilt, selline ta on praegu. Probleemide juurde me jõuame, aga siis eurotsooni üleminek kulges igal pool. Kõik on teatud hetkel tahtnud eurotsooni üle minna ja siis läks see suhteliselt sujuvalt. Ja need ongi siis, ütleme, kõik need eelised on selgesti olemas, mida ma enne ka kirjeldasin, et kui te nüüd peaksite kõiki valuutasid, see oli vanasti nii. See oli 99 aastani nii ja meil oli ta kuni 2011 aastani nii. Iga jumala aasta 2 korda tuli kuskilt lasti käiku kuuldus, et Eesti kroon devalveeritakse, mis füüsiliselt ei olnud võimalik meie raha ülesehituse tõttu. See ei olnud lihtsalt võimalik. Selle pidi tegema parlament ja parlament ei saa niisugust otsust teha, seepärast et see peab tegema välkkiirelt. Ja seda ei saanud lihtsalt teha, aga see kuuldus laski kogu aeg käiku, siis inimesed tormasid panka, vahetasid Eesti kroonid kas Saksa markadeks või dollariteks, tegid oma hoiused ümber, pank kasseeris. Ja siis natukese aja pärast selgus, et ei, et midagi ei juhtu, kroon püsib stabiilne, inimesed vahetasid raha tagasi ja pank kasseeris.
nii et meil oli nagu kuri kahtlus omal ajal, et me umbes aimame, kus kohast need devalveerimisjutud tulevad. Aga ikkagi meil on euro, mille taga on siis teatud mängureeglid ja need võib-olla nendest probleemidest me jõuame. Ja siin on nüüd üks tähtis asi, mis on siis, mille üle ka väga palju nagu täna just vaieldakse ja nii edasi, aga Euroopa kehtestas, kõigepealt oli muidugi kriteeriumid, kuidas üldse saab eurosse liituda aga liitusid ära ja siis pidid ka mingid reeglid olema, kuidas kinni pidada ja see on need on 98 kehtestatud just reeglid, kaks kuulsat numbrit, 3% eelarve defitsiiti ja 60% võlalage. Enam-vähem peeti sellest 3% ja miks see 3%? Ja tegelikult nüüd ikkagi on see kogu see asja mõte on see, et see euro maht, see 14,7 triljonit peab olema vastavuses rahvamajanduse poolt välja pakutud kaupade ja teenuste mahuga. Ja selles mõttes on see, siis seda peab hoidma kogu aeg tasakaalus. Ja selleks ongi need mehhanismid, mis nüüd on, et kuidas hoida seda eurot tasakaalus, et ta ei kõiguks kusagile poole. Sest ja see 3% on tegelikult selle üle, ma isegi mäletan, kui oli kunagine Euroopa Komisjoni president Romano Prodi ütles, et kes sihukese lolluse välja on mõtelnud ja ka Saksa kantsler Schröder ütles, et see on üldse, et miks me selle oleme niimoodi kehtestanud, aga omal ajal siiski nii kehtestati. Aga 3% loogika on tegelikult väga selge. Eelarve defitsiit ei tohi ületada majanduskasvu. See tähendab, et see 3% peaks hoidma selles mõttes kontrolli all, et tol ajal, kui see kinnitati, siis olid need majanduskasvu numbrid olid ka suuremad kui 3%. Täna on need majanduskasvu numbrid kuskil 1-2 ringis ja eelarve defitsiidi number on suurem, aga see, et ta oleks tasakaalus, kogu see masinavärk, kogu see rahamass, mis meil see 14,7 triljonit, et see ei hakkaks kuskilt otsast kasvama. Ja nüüd me küsime siis, et aga mis puutub siia üks eelarve defitsiit. Ja miks on seda vaja vältida üldse? Ja see on, siin on palju põhjuseid. Nagu ma ütlesin, et see suur rahamass peab olema tasakaalus ja see on sakslaste põhimõte, millest nad ei taha mitte kuidagi loobuda ja et see rahamass hoiaks, nagu et seda hirmsat inflatsiooni ei tuleks. Ja nüüd, mis see eelarve defitsiit siis halba teeb? Neid on palju põhjuseid, aga esiteks eelarve defitsiit ka näiteks, kui me täna räägime ja siin eile oli võimalus vaadata telesaadet, kus saatejuht üldse mitte midagi sellest asjast ei taibanud ja rääkis umbes, et jälle see vana plaat, et on vaja hoida nagu eelarve tasakaalus, selle peale võiks öelda, et Beethovenil on ka väga vanad plaadid ja neid ikka kuulatakse. Ja miks siis ikkagi see eelarve defitsiit ei või karata, sest see tegelikult on katteta kulud. Nii, te teete katteta kulud ja kui see toimub kõik Euroopa Liidu mastaabis, siis on see väga suur. Te teete neid katteta kulusid, mis tähendab, et te peate neid rahastama, neid kulusid katma kus kohast. Te peate neid katma siis kas laenuga, laenuga, eks ole. Aga mis tähendab seda, et tulevikus te peate kulusid kärpima. Ja ka täna maksab Eesti eelarve juba võetud laenu tagasimakse summasid riigieelarves üle 400 miljoni euro. Niisiis, kui me räägime siin eelarve defitsiidist, siis see kõik läheb tulevikus maksma. Aga peale selle on tal veel muid miinuseid. Et ta suurendab neid võla teenindamise kulusid, seda ma ütlesin, aga mis on üks väga huvitav asi veel, et ta tähendab, seda nimetatakse inglise keeles crowding out.
See tähendab, et kui valitsus võtab võlgu, siis raha, mida võlgu antakse valitsusele, jääb erasektorist võtmata. Ja erasektoril ei ole seda raha ja raha lähevad ja ongi praegu olukord selline, kus pankades on väga palju riigi võlakirju ja tegelikult nagu suure majanduse rahastamiseks on suuri raskusi, et neid saada, näiteks lennunduses või kus tahes. Nii et sellepärast ja muidugi eelarve defitsiit, kujutage nüüd ette uudised muuseas, vaadake Eesti uudiseid, juba ju räägitakse, et kinnisvara hinnad tõusevad. Aga see ongi see, et see on tegelikult üks osa sellest, et raha tuleb rohkem ringlusesse, kui on katet. Mis tähendab seda, et kui te suure rõõmuga saate tänu sellele eelarve täiendavatele väljamaksetele raha, siis kinnisvara arendajad korjavad teil selle raha teistpidi jälle ära, sest et see hind tõuseb ja te maksate. See on see raha käitumine, millest ei saa nagu kuidagi, mida ei saa unustada ja mida ei saa ignoreerida. Nüüd tähendab ja mis on veel, igal juhul raha usaldusväärsus kaob ja hakkab see tekkima ka, et kui mul täna nagu hinnad hakkavad tõusma ja siis ma enam ei investeeri, vaid kulutan kõik ära ja terve rida keerulisi asju veel. Aga see on see asi ja nüüd on siis mul on siin ka natuke kirjas väga palju. Siin on slaid, mis ütleb, et ühisraha ei ole lihtne. Ma toon ühe niisuguse, kui euro tuli, siis Rahvusvaheline Valuutafond oli selle vastu ja Ameerika Ühendriigid olid selle vastu. Ameerika Ühendriigid muidugi nägid konkurenti, aga IMF-il olid tõsised argumendid ja see esimene tõsine argument on see nõnda asümmeetriliste häirete tõrjumine. Mis on asümmeetrilised häired? Võhma lihakombinaadi sulgemine on võhma jaoks asümmeetriline häire. Soome Nõukogude ekspordi ja Nõukogude impordi Soomest ära kukkumine, kus väliskaubanduse 25% kahju, see on asümmeetriline häire. Ühesõnaga, kui teil tekivad mingid niisugused augud kogu teie raha majapidamises, siis teil peab olema üks tasku. See on Nobeli preemia laureaat Robert Mandel, nüüd juba Nobeli preemia laureaat, on loonud niisuguse optimaalse rahaala teooria ja seda kasutati just euro vastu, et teil pole seda reservi, mida kasutada siis, kui häda käes on. Ja tõesti ei olnud seda reservi. Aga see reserv loodi. 2012 loodi nõndanimetatud Euroopa stabiilsusmehhanism, mida Eesti ka toetas ja nõustus. Ja see on nagu tänasel hetkel olemas. Nii et need asümmeetrilised häired on kõik need pangakriisid, kus ikkagi riikidele anti tohutut abi ja ka tänaseni, eks ole, on Kreeka võlg Euroopa Liidu ees on 130 miljardit ja see on põhiliselt kõik, mitte põhiliselt, aga kuskil 80 miljardi ulatuses on see stabiilsusmehhanism. Täna on see tasku olemas, nii et euro stabiliseerimiseks tehti väga oluline samm. Aga nüüd minnes edasi või tagasi või kus ta siis siin on nüüd, et siin on võib-olla need ei ole tänasel meil käsitlusel ka nii olulist, aga selleks on siis, et ka mehhanism, et kuidas seda siis neid näitajaid kontrolli all hoida. Ja see on siis nõndanimetatud preventiv, siis vältiv abinõude kompleks ja korrigeeriv abinõude kompleks, aga ma ei hakka arvestades, see on väga spetsiifiline jutt, hakka liiga palju rääkima, aga ma ütlen lihtsalt seda, et kui need reeglid ütlevad seda, et kui riik ei suuda pidada oma nendest kinni ja ei tule vastavalt selle programmile, mis talle kehtestatakse nende numbrite juurde ühel hetkel tagasi, siis talle määratakse 0,2% sisemajanduse kogutoodangust alguses deposiiti, mis muutub siis trahviks ja see on muuseas päris korralik summa. Nüüd seda ei ole veel kordagi kasutatud ja nüüd me oleme muidugi olukorras, kus on meil koroona ja selle kohta on siis, siin on
vaadake, kui palju on võlad siis kasvanud. Euroopa Liidus on tänasel hetkel kõige viimased andmed Eurostatist ja euro on, see on üle ligi 100% on see võlg. Ja siin on ka Eesti protsent on 18,2 2020. Nii et võitlus selle võlaga just selle pärast ja vaadake, mis üks asi on veel, mida ma kindlasti peaks ütlema, on see, et kes võidab? Eesti vanasõna ütleb, võlg on võõra oma, aga kelle oma ta on siis? Ta on pankade oma. Ja tegelikult ütleks, mõnedki vanad inimesed ütlevad, et kas te tahate olla võlaorjuses? Ja nii mõni aasta tagasi igatahes niisugune firma nagu Apple ei võtnud üldse laenu. Ta ei tegelenud üldse, ta rahastas oma asjad kõik ise. Ameerikas on suhtumine teine, sealt ei võeta nii palju, aga Euroopas on pankade võim kolossaalne ja see ei ole mitte, pangad ei investeeri, seda raha investeerivad ikka lennufirmad, ehitused, kõik ja selle tõttu on selle mõte on nagu negatiivne. Siin on veel graafik. Siin on veel, kuna ma vaatan, et me peaksime, et see on siis, kuidas siis täna kontrollitakse, jälgitakse riikide eelarvet ja see on ka selle stabiilsuse fakti. Siin on loetelu maadest, mida Euroopa Liit on aidanud ja mul on need numbrid ka, aga ma arvan, et võib-olla see ei ole nii oluline, ma lihtsalt ütlen ühe asja, et need numbrid on kolossaalsed. See abi, mis nendel riikidele anti ja kui me nüüd mõtleme, et kas üksinda saaks kuidagi hakkama, ei saa, siis oleksid need riigid kõik maksujõuetud. Aga mis tähendab maksujõuetus? See tähendab, et sa kuulutad, et sa ei maksa enam oma võlgu aga siis sa pead oma raha muutma selliseks, et siis sa peaksid nagu Kreeka oleks pidanud siis minema oma rahvuslikul valuutale üle ja see oleks arvutuste järgi tähendanud Kreeka vaesestumist 2 korda. Venemaa vaesestumine 1998. aastal oli veel suurem, siis kui maksejõuetus välja kuulutati, nii et see on rahvuslik katastroof ja see, et Euroopa Liit finantseeris kolossaalsete summadega, aitas need riigid hädast välja. See ka Läti oli siin muuseas, nii et see oli kahtlemata üks eurosüsteemi koostisosa. Ja nüüd paar sõna viimastest aegadest. Siin on tabel, kus te näete, et seoses Covidiga on kulutatud märkimisväärseid summasid majandusele ja seda, kui ma nüüd enne rääkisin stabiilsuse kasvu paktist, siis et millest kõik peab kinni pidama ja trahvi makstaks, kui täita, siis tänasel hetkel on möödunud aastal, kui ma ei eksi, käivitatud nõndanimetatud escape clause ehk erand selline, mis on ka seaduses lubatud, et on lubatud kõigist nendest parameetritest loobuda, aga tuleb arvestada, nüüd hakatakse nõudma, et nendesse parameetritesse tuleb jälle tagasi minna. Ja nüüd, kui ma veel siis kuna siin korraldajad ütlesid, et peaks paar sõna rääkima ka krüptorahast ja muust, siis ma arvan, et kõik kuulajad on minust kompetentsemad, et teavad, kuidas see krüptimine käib ja kuidas need blockchainid ja kõik need asjad toimivad, aga ma siiski vaatan seda oma vaatevinklist ja olen nüüd just selle tänase loenguga põhjalikult vaadanud igasuguseid allikaid, et mis selle kohta siis öeldakse. Ja tegelikult võti on selles, et kui te võtate mingi lehekülje blockchain ja tema kõik, siis seal on blockchaini hind. Täna oli see või eile oli see $55,000. Mitte blockchaini, vaid Bitcoini hind, vabandust. Et Bitcoini hind oli, see tähendab, et ta peab ikkagi ühel hetkel muunduma selleks, et ta saaks kõiki neid funktsioone täita, mida mõned inimesed arvavad, et nüüd saamegi ilma hakkama, et selleks ta läheb ikkagi, on vaja dollarile üle minna. Ja väga õpetlik artikkel oli tänases, kui ma eksi, oli see Postimehes, kuidas Maksuamet siis korjab tulu
blockchain või jälle blockchain või krüptorahaga tehtud operatsioonide pealt. Seal on ju jälle väga selge see, mida ütleb ameeriklaste ametlik seisukoht, et see on toode. See tähendab üks toode, see on samasugune toode nagu mingisugune vabrikuraha. See on väga peen ja väga keeruline ja ikkagi kasutamiseks teatud virtuaalses keskkonnas nende poolt, kes selles keskkonnas osalevad ja selleks, et ikkagi sellega tavalise rahale üle minna, siis sellega läheb tuleb ikka tulla tavalisse raharinglusesse ja sest see, mis veel on, mul ei ole neid numbreid käepärast, aga see Bitcoini hind on ju meeletult kõikunud. Aga see on just, mida üks rahaühik teha ei tohi. Et ta ei tohi kõikuda, ta peab olema stabiilne. Sest ütleme, kui teil taskus on ikkagi raha, mis on täna on 10 eurot, aga homme on 2 eurot, siis ma arvan, see on teie isiklik sotsiaalne katastroof. Ja nii nagu kokku lepitud, et umbes 3 tundi lõpetan ma siin kohal ja loodan, et ma olen mõnele asjale andnud siin ka selgitus, aga see teema on nii suur, et ma olen võimeline korduvalt ja palju tunde rääkima, nii et üksikuid detaile põhjalikumalt käsitlema, kuidas ka ajalugu ja kõik on olnud. Nii et nüüd ma olen valmis vastama teie küsimustele. Vabandust, mikrofon oli väljas. Et esimene küsimus on, kas Eestis muutub raha eurolt ära, see tähendab, et kas Eesti võiks loobuda euro kasutusele. See ei ole mõistlik variant nendel põhjustel, mis ma enne siin seletasin, et euro on tohutu majandusliku keskkonna stabiilsuse allikas, mida kõigutada on väga raske ja seetõttu, kuigi mult on küsitud palju, et kas on kahju ka, et ei käibi enam need Eesti kroonid, kus minu enda allkiri on peal, siis ma ütlen, et on küll kahju, jah, emotsionaalselt, aga majandusteadlasena saan ma aru, et see on paratamatu samm ja see on tegelikult suures süsteemis osalemine annab märkimisväärse stabiilsuse elemendi juurde. Nii. Järgmine. Mis te arvate, kas kui suurt inflatsiooni on tulevatel aastatel oodata? Ei ole vist väga suurt inflatsiooni oodata. Praegu on pikka aega on olnud tegelikult probleem Euroopas, et inflatsioon on liiga madal. Peetakse mõistlikuks inflatsiooni kuskil 2% ringis. Ja kui ta läheb alla selle, kui ta läheb koguni miinusesse, siis see on jälle halb, sest siis lükkub, ühesõnaga jääb, siis ma lihtsalt, kui ma ootan, et hinnad lähevad alla, siis ma lihtsalt ei kasuta neid oma raha ja seetõttu raha ei tule ringlusse ja kellelgi jääb palk saamata. Aga Eesti minu meelest on see ka nagu 2% ringis. Minu meelest nüüd on seoses selle viiruse ja rahapaketiga on peast ei mäleta, aga minu meelest lähema aasta peal on see vist 4%-ni prognoositud, aga edasi üldiselt eurotsoonis suurt inflatsiooni oodata ei ole. 2% see on asja normaalne käik. Kui suurt inflatsioon on oodata dollarilt, kui suurt eurolt? Ma ütlen, et need niisama
ma ütlen, et eurolt ei ole suurt inflatsiooni oodata, et see on ühesõnaga, kui pikki aastaid alates 2012. aastast oli tegelikult probleem selles, et inflatsioon on natuke väike Euroopas ja seda tuleks katsuda kuidagi stimuleerida ja kui te vahepeal panite tähele, siis Keskpank tegelikult emiteeris rohkem eurosid, et oleks raha rohkem ringluses, muidu hakkas majandus nagu kärbuma käes ja seetõttu, aga ta ongi nii umbes püsinud. Dollar on muidugi rohkem kõikumas, aga ma ei oska öelda, ma ei tea praegu, mis see dollari prognoos on, aga no, dollar üldiselt kõigub rohkem ja kui te siin vaatad, mis ma teile tõin, need numbrid siin, valuuta, dollari kõikumine on olnud 10 aasta jooksul 30%, mida on päris palju. Järgmine. Mitmendal kohal on euro kasutamise poolest maailmas, teisel kohal. Euro on, kui vaadata välisvaluuta reserve, siis see on nagu suurusjärk on umbes selline, et 60% on dollar, 20 millegagi protsenti on euro, nii et euro on teine valuuta maailmas. See on nagu üheselt selge, et teda ja kasutatakse ka ikka päris palju. See ongi see näitaja. Mis te arvate hetkeseisust majanduses, kus vaatamata olukorrale maailmas seoses viirusega on majandus ajaloo kõige paremas seisus? Kas on oodata lähiajal finantskriisi? Majandusega on niisugune lugu, et eks see vajab kõik analüüsimist, et mis siis on toimunud. Üks asi, mis on toimunud, kui siis väga suured piirangud kehtestati, siis see piirangud ei tabanud ju kõiki võrdselt. Võtame nagu Eesti oludeski põllumajandus, toiduainete tööstus, inimesed ju hakkasid poes, ostsid süüa ja need ei kannatanud selle all. Peale selle muidugi on see, et majandus on selles paremas seisus, on ikkagi see kogu see pakett, mis on käivitatud selleks, et majandus toimiks ja see 750 miljardit, mis on Euroopa see abipakett, see on finantskriisi seisukohalt jälle, kui võrrelda seda sellesama ringlus oleva rahaga, siis nagu te isegi saate aru, et 750 miljardit ja 14,7 miljardit, see ei ole liiga palju. Et see on mõni protsent, mis ta teeb siis, palju ta teeb siis 4 või 5%, kui me räägime kriisidest, siis on need protsendid liikumised ikka 20% ringes. Nii, et ei ole oodata finantskriisi, aga muidugi on tarvis korrigeerida seda pankade, et ei juhtuks jälle see, et pankadesse kuhjub tohutult raha ja siis nad pangad hakkavad laenama väga kergelt ja siis ongi 2008 jälle käes. Nii et rahaga peab olema väga ettevaatlik ja väga tähelepanelik. Nii et selles mõttes ma ei saa kuidagi ka öelda, et oleme ilma hooleta. Nii. Millised Euroopa Liidu liikmesriigid on otsustanud euroalaga mitte liituda? Euroopa Liidu liikmesriikidest on euroalaga otsustanud mitte liituda üks riik, see on Taani. See on ametlikult, teistel on kõigil kohustus, kaasa arvatud Rootsil, on kohustus euroalaga liituda, aga Euroopa Liit ei avalda selleks mingit erilist survet, seda enam, et nende euroga liitumiseks peab vastama riik teatud tingimustele, rahvas peab tahtma, kui rahvas ei taha, siis kiiret pole, eks ole, et see on
see on, aga no ja see on niisugune asi ka, kus on väga palju emotsiooni, et täna ei ole osariike ei olegi nagu kõlbulikud euroga liitumiseks ja osariike nagu Rootsi peaks liituma, aga on selle liikumist edasi lükanud. Nii et ametlikult on liikumise kohustust ei ole ainult Taanil. Mitmed euro miinuspooled tulenevad sellest, et on rahandusliit ilma eelarve fiskaalliiduta. Kuidas sellega on? Kas elatakse nende probleemide edasi või mingi hetk siiski süvendatakse koostööd? No see, mis ma enne rääkisin, et see miinus on selles, et jah, et oleks nagu raha tagavara, millega probleeme lahendada. Täna on see raha tagavara loodud ja sellest nagu paistab piisab. See 700 millegagi miljardit, mis seal varuks on, tundub, et see on nende šokkide tasakaalustamist, piisab rohkem, sealt raha vaja ei ole, nii et tundub, et see püsib. Nüüd Euroopa Liidu tõepoolest, kui raha on 14,7 triljonit, siis tegelikult Euroopa Liidu eelarve on ainult 1% riikide sisemajanduse kogutoodangust ja nüüd, kui sinna tuleb see 750 otsa, siis peaaegu 2%, mis on kaduv väike summa. Nii et on palju inimesi, kes Euroopas ütleb, et olgu, et tuleb ikkagi teha tõsine Euroopa Liidu eelarve, aga nagu Euroopa Liidul on eelarve, aga see, et suurendada see mingisuguse palju suurema protsendini, see on väga suur filosoofiline küsimus ja ma arvan, et täna see ei ole aktuaalne, nii et praegu toimib asi ja probleeme ei rohkem, sest muu koostöö ju toimib väga hästi. Milline riik on koroonaga rahalises mõttes kõige rohkem kahju saanud ja millised on selle tagajärjed euroalale? Ma ei oskagi vastata. Kõigil on neid rahalisi kahjusid. Kes just kõige rohkem on kaotanud, põhimõtteliselt on tohutuid summasid, on tagajärgedega likvideerimiseks kulutanud Ameerika Ühendriigid, ei ole euro, aga teised euroriigid on kõik enam-vähem ühesuguses olukorras, sest kõik on sulgenud oma majandust, on olnud vaja avada, et ma ei oska nii isegi, sellest pole isegi nagu juttu olnud, et kes see siis nagu kõige parem või kõige halvem on, et kõik mõõdavad tegelikult seda, et kellel on, kuidas on see nakatumus, see on see asi, mis ja siis eks see nakatumisest sõltub ka, et Soomel on madal nakatumus, Iirimaal on madal nakatumus, eks nendel on siis rahaliselt ka vähem kahju, aga neil on ka, ega see ei muuda asja, sest Soomes on ka kõik majandus kinni ja see on täpselt sama kahju kui Eestiski, nii et seda ei, aga mingeid erilisi muid tagajärgi euroalale, nagu ma ütlesin, ei ole, et see 750 miljardit, mis on see taastuspakett, on väga väike protsent võrreldes kogu ringlus oleva rahaga, et kui öelda, et äkki nagu Saksamaal, et hakkame nagu raha trükkima, siis see summa ei ole märkimisväärne. Miks on hea, et Eesti kasutab eurot? Ma üritasin alguses seda seletada, et miks kasutab. Et kui te sõidate ja kui ei oleks eurot ja siis teil on suurepärane Eesti kroon, mis on meil siin teada, et see on väga hea ja te saate seda vahetada Saksa marga vastu, aga Saksamaal ei ole see teada. Ei ole ka teada Prantsusmaal ega kuskil mujal. Seal kehtestatakse talle valuutakursid, mida te peate arvestama ja kui te lähete kuskile putkasse raha vahetama, te kõik saate seda katsetada Inglismaal, kui te rändate praegu Inglismaale. Ma tõsiselt soovitan, et tänava rahavahetusputkasid mitte kasutada. Nii et need kursid siis muutuvad, siis te peate kogu aeg nagu neid kursse muutma. Peale selle on euro tohutu mass, on nagu tohutu stabiilsus tagatis, nii et ma küll ei soovitaks. Ma võin nii palju öelda, et Kreeka oli siin 2015 ja ma ise kirjutasin ühe artikli
Eesti keeles ka, aga inglise keeles ka, et Greece must go, et lasku käiku oma raha. No nad ei teinud seda, miks nad siis ei teinud? Nendel oli see häda kõige suurem ja saadi väga selgelt aru, et siis läheb see häda veel palju-palju suuremaks. Nii et sellepärast on see nagu ikka suured ja keerulised asjad, millel ei ole tingimata. See on mõnevõrra ka raske. Mis te arvate kulla väljavaadetest, arvates suurt rahatrükki ning seda, et just viimasel ajal on hakatud rahatrükki jõudma massidesse, samas kui varem oli see raha suuresti pankades? No võt, kulda on vähe ja tänasel hetkel te peate selle kulla vahetuskursi kehtestama nii meeletu, et see on, ma ei tea, kuidas see siis muudab see asja, aga ühesõnaga euro ja nagu rahandusspetsialistide arvamus on ikkagi ka see, et kui me hoiame neid eelarve ja laenu parameetrid kontrolli all, et te näete ju, nagu ma enne ütlesin uudistes, eks ole, et kui tore, et kinnisvara hinnad hakkavad tõusma, aga see ongi sellepärast, et nii pensionireformist kui ka eelarve defitsiidist tuleb täiendavat raha ringlusesse, millel ei ole enam katet. Nii et kui see raha, kui te ütlete, et varem oli raha pankades, see isendast on jah halb, aga ta peaks mitte nagu massidesse tulema, vaid ta peaks laenudena minema rahvamajandusse. Kuigi muidugi kinnisvara on ka selles mõttes osa rahvamajandust. Kas Eesti võib hätta jääda võlgadega? No, mina olen, ma arvan, minu vaated selles mõttes on ka ehk teada, et mina olen alati seda meelt, et riik peaks pidama oma eelarve tasakaalus, et saaks hakkama ilma võlgadeta. Ja nii nagu ma enne ütlesin, siis ma lugesin eelarve seletuskirja ja seal on öeldud, et võlgade tagasimaksuks läheb juba ühel aastal 400 miljonit eurot. Ja siis, kui me arutame mingi 7 miljonilist kärbete üle, siis see nagu muuseas läheb nende võlgade katteks raha ja kui Eesti jätkab nagu samamoodi võlgade võtmist, siis ma arvan, et jah, me oleme edasi ühel hetkel. Siis meil on seesama, mis juhtub Kreekas, tulevad maksujõuetused ja muud taolised asjad. Nii et arvamusi on erinevaid, siin nagu eile ütles Teres saatejuht, et see vana plaat kogu aeg ja ma ütlen selle peale, et Beethovenil on ka väga vanad plaadid, aga ikka neid kuulatakse hoolega ja ma arvan, et mina jään oma seisukoha juurde, et võlg on võõra oma ja laenuleib ja laastutuli ei kesta kaua. Eesti rahva vanasõnad sisaldavad endas väga suurt aastasadadega kogutud tarkust. Nii, kas Eesti oleks võinud euroalaga varem liituda, oleks Eestil olnud kasulikum liituda hiljem? No, euroga liitumise plaan oli algselt kogu aeg olemas ja me liitusime tegelikult nii kiiresti kui võimalik. Nii et selleks on tarvis täita teatud protseduurid, pidada teatud reeglitest kinni, see on, et sul peab olema 3 aastat olema inflatsioon mitte rohkem kui 1,5% kõrgem kui madalaima inflatsiooniga riikide keskmisest ja muud taolised asjad ja sa pead nagu hakkama saama sellega ja seda kogu jälgitakse, siis kui antakse ühel hetkel luba. 2004 anti meile luba liituda Euroopa vahetuskursimehhanismiga ja sealt edasi siis anti luba ja kogu aeg jälgiti seda defitsiiti ja jälgiti ka inflatsiooni. Nii et ma ei tea, eks see kõiges selles, et otsus oli ja loogika oli, et me saame paljudest probleemidest lahti, nii et mida me ka saime. Nii. Nii, nüüd ma tegin siin midagi.
See on, kui tõenäoline on, et loobutakse Maastrichti leppe tingimustest ja milleni see viia võib. See tähendab, see põhimõtteliselt on selle Amsterdami leppe, aga ükskõik, see pole tähtis ikkagi nendest parameetritest. No te saate aru, et seda ma enne ütlesin ka, eks ole, et on activated, on ühesõnaga nõndanimetatud real escape, escape clause has been activated, ehk siis on hetkel on antud, tähendab, on lubatud nendest tingimustest loobuda. Ma arvan, et tähendab, juba pööratakse seda tagasi ja põhimõtteliselt peaks ikkagi jääma. Ma arvan, et see eelarve defitsiit pööratakse nagu selles mõttes tagasi, kuna see on see katteta raha väljaandmine. Võlg jääb õhku ja võla tingimuste, võla maksmine on lihtsalt igaühe oma probleem, aga selles mõttes, et ametlikult seda jutt käib praegu ka, et loobutakse, aga siis on alati küsimus, et ikkagi see peaküsimus on see, et teil on euro, seda on 14,7 triljonit, seda peab olema nii palju, kui majandus vajab ja kui te hakkate katteta raha ringlusse laskma, mis eelarve defitsiidi kaudu juhtub, siis hakkab meil kõigil tekkima taskus teatud ebakindlus, mis ei ole tervislik. Nii, mina ikka ei saa selle liigutamisega hakkama. Kui suur on Eesti riigivõlg? Eesti riigivõlg on 18% sisemajanduse kogutoodangust, mis see numbriliselt siis teeb, ma ei teagi. 18, viiendik umbes sisemajandus, mingi 5 miljonit. Ühesõnaga vaadake, see on eelarvepaberites igal pool olemas, aga 18 mõõdetakse seda 18 siis suhtes sisemajandus kogutoodangusse ja Eurostati andmetel on see 18,2%. Ma võin teile isegi näidata siit seda tagasi. Aga jah. Kas tuleb ka näiteks 1000 eurot või isegi suuremaid rahatükki? Jumala pärast, ma loodan, et ei tule. Tähendab, omal ajal selle asjaga väga tõsiselt kokku puutununa. Suured rahatähed on väga võltsijatele väga selline himukas kaup, et sul ei ole mõtet arvestades tänast rahatähe turvaelemente, siis on teda üliraske võltsida. Sul ei ole ju mõtet hakata 5 eurolist võltsima, eks ole, sa hakkad ikka võltsima suuri rahasid ja juba siin, kui meie arutasime, me tegime 500 kroonise kõige suurema, siis oli ka küsimus, kas me teeme 1000 kroonise ka ja siis sakslased ka soovitasid, ärge jumala pärast seda tehke, et nendel on 1000 margane ja see on nende suur strateegiline viga, et see nii suur rahatäht on, et see kohe tõmbab võltsijaid ligi ja võltsimisega on ka nii, et ega see võltsimine ei ole probleem kaupluses või kuskil, kus on sinised tuled ja kõik muud taolised asjad. See on öises baaris, kus inimene ei tee vahet, eriti kui ta vähe napsun on, ei tee vahet, mis rahatähta soovitatakse ja see on kohe siis sealt see oht tekib, siis tullakse panka ja öeldakse, ma ei ole ka süüdi, näete, mul topiti siin siukest värki. Kas kunagi kasutame meie Eestis ka dollarit? Meie kasutasime ju kunagi dollarit ka hoolega. See oli enne Eesti rahareformi, oli meil küll rohkem paralleelselt, oli meil rubla, eks ole, mille eest siis midagi eriti ei saanud ja mis kole kiiresti kaotas oma väärtust. Ja siis paralleelselt oli mark ja dollar, ega teil täna ka ei keela keegi dollarit kasutamast, kui tahate, eks ole, aga teil kipub nii olema, et selle vastuvõtmisega läheb nagu raske, et see ei ole keelatud, aga ütleme, te lähete hotelli ja ütlete, et ma maksan siit hotellist ja võite vabalt maksta dollaritest, vahetuskursiga, te saate kohe nagu kõvasti lüüa selle vahetuskursiga. Ja te niikuinii, kui te tulete välismaalt ja teil on dollarid, peate te nad ära vahetama selleks eurode vastu, siis te saate kindlasti ka selle vahetuskursiga lüüa. Nii et
dollari järgi ei ole mitte mingisugust vajadust, aga no on riike, kus näiteks Zimbabwe, kus läks asi täiesti käest ära ja seal siis on dollar või mis Zimbabwe, Venemaa. Vaadake Vene filme või kriminulle, seal on, kõik käib dollarites. Neil ei ole usaldust oma rubla vastu ja muud kui makstakse kinnisvara eest, tullakse suure kotiga, mis on täis dollareid. Nii et Eestis ei ole nagu selleks mingit põhjust, et peaks dollar olema. Nii, ühesõnaga nüüd on, ma tänan väga kõiki nende küsimuste eest ja tänan teid kuulamast ja vaatamast, see kummaline formaat, ma loodan ikka ühel hetkel ka näost näkku oma kuulajaid näha ja vastata teie küsimustele, aga tänaseks on see kohtumine meil, see on ajapiir, et me oleme selle kohtumise nüüd peame lõpetama. Tänan veel kord kõiki osalemast.